Kas teadsid, et sinust ka võib saada juustukuningas või juustukuninganna? Aga kõigepealt ma räägin sulle oma loo. Kui me juustukuningad asutasime, see oli aastal 2012, siis me arvasime, et tore oleks laieneda sellises rahulikus tempos. Aga võta näpust, juba 3 aastaga olime me üle Eesti laienenud selliselt, et meil oli 12 poodi. Ja me saime väga kiiresti aru, et kui seal on 12 poodi üle Eesti, siis sa ei jõua igale poole ja meie käed jäid lühikeseks. Ja nii sündiski see otsus, et minna üle frantsiisi kontseptsiooni peale. Juustukuningate äris on ikkagi kõige tähtsamal kohal inimesed. Ühest küljest on meil maailma parimad kliendid, aitäh teile, aga teisest küljest, kui me mõtlesime, kellele me tahaksime oma äri edasi müüa, siis esimesena tulid meile loomulikult meelde meie enda kõige toredamad töötajad. Ja tänaseks päevaks on siis päris mitmed meie endised töötajad ära ostnud siis mõne meie toimivatest juustupoodidest ja juhivad neid kui oma väikest ettevõtet. Näiteks võingi tuua siin Taavi, kes alustas juustukuningate laomehena ja tänaseks on tal 2 poodi. Samuti Veera, kes alustas klienditeenindajana ja on tänaseks juba aastaid ühe juustupoe omanik. Hästi äge on ka see, et me oleme nüüdseks leidnud ka väljaspool juustukuningaid inimesi, kelle väärtused meie omadega klapivad ja kes nüüdseks juhivad mitmeid juustukuningate poode. Ja mul on sulle üks väga hea uudis. Juustukuningad laienevad taas. Kui sina tunned, et sinus on ettevõtlikkust, kui sa tunned, et sulle meeldivad head maitsed, eriti juust, ja sa tahaksid olla osa sellest juustukuningate toredast perest, siis võta meiega ühendust. Lähme joome ühe väikese tee ja arutame seda, kuidas ka sinust võiks saada juustukuningas või juustukuninganna.